Tere minu poolt kõigile investeerimishuvilistele, kätte on jõudnud järjekordse kuu kokkuvõtte tegemise aeg. Inimesed juba seekord küsisid, millal see kuu kokkuvõtte lõpuks tuleb. Nüüd ta siis tuleb. Ja kes tahab siis ka natukene paremini aru saada, mis turgudel toimub, vaatame mõnele graafikule peale siin lõpupoole veel, et siis kindlasti vaata see video lõpuni. Ja kui sa ei ole veel sellele kanalile ennast subscribe'inud, siis kindlasti tee seda, sest et see on kõige lihtsam viis olla kursis sellega, millal tuleb mingisugune uus video jälle välja. Teeme siis avapaugu social tradinguga. Kõigepealt siis Fingo Pro 1 tegi natukene alla protsendi kasvu märtsis ja Fingo Pro 5 tegi siis natukene alla 3% kasvu. Ja märtsis oli ka Fingo Pro 5 siis teine juubel, ehk siis 2 aastat sai täis. Ja siis selle 2 aastaga, nagu siit näha, on siis tehtud kuskil 121% kasvu, mis klassikalise investeerimise mõistes tundub täiesti mitte võimalik, tundub kindlasti kurioosne, skandaalne, kui mitte isegi kuritegelik. Aga sellised need numbrid on ja kes tahab uurida lähemalt kogu seda Foreksi maailma just, mis puudutab automaatkauplemist ja kuidas need asjad töötavad, et kas on olemas ka sellised fonde, mis on toimetanud siis näiteks aastakümneid, sellepärast, et no esimesed 2 aastat läks väga hästi, et see ei ole veel mingi näitaja, siis kindlasti tasub minna, teha otsing Medallion Fundi kohta, Renaissance Technologies, Jim Simmons ja sealt koorub välja see, et nemad suutsid teha siis, mida see oli 88, kui nad alustasid sellega keskmiselt aastas üle 60% kasvu ja seda aastakümneid järjest. Ehk siis see on võimalik, see on tõestatud, et see on võimalik ja eks siis aeg näitab, kas Avora Prime'i social trading või ükskõik mis iganes toode õigesti kasutatud suudab teha siis samamoodi aastakümneid investeerijatele kasumit. Nii, lähme Kraitosega edasi. Märtsis Kraitose kontopidamisen jälgin. Kraitos 4.3 tegi 2,54% kasvu. See konto on nüüd samuti üle 2 aasta tegutsenud ja on siis kuskil 124% kasvu ees sellel kontol. Kraitos X, kui ma õigesti mäletan, siis ma vist isegi eelmises kõnes mainisin, et siia ma panen nüüd uue konto jooksma, sellepärast, et seadistus on muutunud ja Kraitos X siis märtsis tegi 2,51% kasvu ja kuna see oli esimene kuu, mil siis selle seadistusega see konto on jooksnud, siis ongi 2,51 all-time tootlus. Kraitos Elite tegi umbes 2% kasvu ja see konto siis jookseb, kui ma mäletan, novembrist eelmisest aastast. Praegu siis märtsi lõpuga see konto oli teinud siis 13,25% kasvu. Lähme edasi, võtame Flashi. Flash, siis see on minu isiklik konto, mida ma siin näitan. Ma täpselt ei mäletagi, mis seal juhtus, aga igatahes ma seadistusega midagi susserdasin ära ja tänu sellele siis märtsis võttis väikse kahjumi sisse, -1,7%. Ja ütleme niimoodi, et Flashi tootlus ei ole just olnud see, mis ma oleks tahtnud näha. Ja oma Flashi konto ma sain nüüd alles hiljuti GVP USD tehingutest välja. Seal on nüüd 1 paar veel avatud ja kui ma saan sellest ka välja, siis mina isiklikult Flashi rohkem päris rahakontodel ei kasuta. Gearbox, mis sai siin nüüd pandud uuesti käima konservatiivsema seadistusega, tegi märtsis 3,57% kasvu ja selle konto ma panin minu eest käima, kas see oli jaanuar vist ja siis sellest ajast kuni siis märtsi lõpuni see konto on teinud kuskil 11% kasumit. Enne kui läheme siis turuanalüüsi juurde ja vaatame graafikutele peale, siis käime ka üle meil siin viimased asjad, ehk siis TART, Crypto Advantage siis nii-öelda, copy trading ja John Wick Signals samamoodi. Nagu näha, siis põhimõtteliselt nulli ring nende kõigiga. Mis puudutab Crypto Advantage'it, siis pikemat aega ei ole seal midagi toimunud, lihtsalt on 100% hedge sees. Umbes pool aastat tagasi ma ennustasin, et kuskil poole aasta kuni aastaga võiks nendest viimastest tehingutest välja saada, aga see oli siis, kui seal veel fondihaldur ka tegutses. Praeguseks ma tean, et see fondihaldur ei ole seal mõnda aega toimetanud isiklikel põhjustel ja ei oska ka täpselt öelda, millal hakkab seal uuesti toimetama. Ja nagu ma aru saan, vist ei ole ka sinna väga kedagi teist tasemele võtta, et ei taha lihtsalt niisama lampi hakata mingeid inimesi sinna katsetamiseks võtma, sest me kõik teame seda, et häid inimesi, häid kauplejaid on väga keeruline leida. Ja loodetavasti järgmine kuu ma saan anda täpsemat infot selles osas, mis edasised plaanid siis Crypto Advantage'iga on. Copy trading, kuu algus oli ilus, kuu keskpaik enam mitte nii ilus ja siis kuu lõpus tõmbas nulli tagasi, ehk siis selline põhimõtteliselt paigal käik oli.
John Wick Signals ei võtnud mitte ühtegi tehingut, sellepärast, et neil on käimas süsteemide optimeerimine, süsteemide ümbertegemine selleks, et John Wick Signals hakkaks ilusti uuesti tööle. Ja eks see siis paistab, kas nad saavad selle asja ilusti käima ja mis ta siis tegema hakkab. Muidugi tore oleks, kui John Wick Signals suudaks hakata tegema jälle selliseid numbreid, nagu ta tegi esimesed 2,5 aastat. Nii, aga siis nendes asjades on nüüd kõik. Vaatame siis üle, mis meil siin turgudel toimunud on. Selle siit eest ära. Nii, meil on siin siis lahti praegu kuld. Paljud ootasid, et kuld tuleb alla ja jääbki siis alla minema. Aga seni kaua, kuni on hästi palju ebastabiilsust, ebakindlust turgudel, siis ma isiklikult ei näe, et kuld hakkaks alla tulema. Et kuld teeb siis oma ajaloolisi tippe, ilmselt vahepeal käib, võtab likviidsust ja siis paneb jälle üles poole edasi. Et minu selle nädala ja eelmise nädala mõte oli see, et kui ta siit sellest kohast läbi murrab, ja ta tuleb siit allapoole ja kui ta siit testib enam üles minna ei suuda, et siis ta oleks tõenäoliselt siia alla välja kukkunud. Aga kuna ta ikkagi pani edasi uuesti ülesse, siis ma hetkel küll ei näe, et siin mingisugust trendi muutust tulemas oleks. Nii, vaatame GBP-ust. GBP-ust, saigi siit oma reaktsiooni kätte, mida ma ennustasin, et ta võiks siin kandis ära käia ja siis paistab, mis ta edasi teeb. Et läks üles poole tagasi, mis tähendab seda, et dollarit nähakse nõrgemana ja ma arvan, et see on suuresti seotud sellega, mida siis Trump on korraldanud oma välispoliitikaga ja majanduspoliitikaga. Ja muidugi teistpidi on ka see, et see on ka alati hea koht siis market makeritel teha oma liigutusi, mida nad oleks teinud nii või naa, võib-olla just mitte nüüd kohe praegu, aga kuna Trump seal mõllab, siis neil on nende igasuguste uudiste ja poliitiliste muudatuste varjus hea teha igasuguseid liigutusi. Nii, dollar, Kanada dollar. Siit enam üles ei murdnud, sõidab allapoole, järgmine peatus võiks olla siis kuskil siin. Võib isegi tulla siia täitsa siia alla ka välja, eks ta siis paistab, mis siit edasi saama hakkab. Euro, dollar. Siin oli siis selline piirikoht, et mis ta siit edasi teeb, nagu näha, pani üles poole edasi ja hetkel on siis mingi retracement, aga ma hetkel veel päris kindel ei ole, et trend on ülesse, aga kui siin ta veel, ütleme, järgmise nädala esimene pool ka söötkub siin üleval ja teeb siin mingid uusi tippe, siis ma kahtlustan, et see trend paneb veel edasi üles poole. SP500. Siin oli siis selline oluline muudatuse koht, et mis ta siis teeb, kas ta siit sõidab üles või läheb alla, nagu näha, siis sõitis alla poole. Ja siin oli siis järgmine selline punkt, et mis ta siis teeb, ja praegu ta ongi siin siis selles samas kohas tagasi. Keeruline öelda, et kas see trend on nüüd edasi alla või jääb ta siia tiksuma, läheb üles. Esimene mõte, mis tuleb, on see, et tõenäoliselt ta võiks tulla alla poole veel edasi. Siit korjati mingi likviidsus ära. Kui ta nüüd peaks uuesti siin allpool mõned päevad nii-öelda lukku minema, siis see järgmine koht, kuhu ta võiks tulla, on siis kuskil siin see piirkond. Et siin võiks olla selline, ütleme siis mingisugused põhjused, miks siia alla tulla on kindlasti olemas, kui vaadata varasemat kauplemist. Nii, aga suures plaanis võiks öelda, et see on siis märtsikuu kohta kõik. Positiivne on see, et tänu nendele igasugustele liikumistele ja mis nagu turul toimub, see annab häid võimalusi siis kasumi tegemiseks, kauplemiseks. Loomulikult teistpidi selle võrra on ka riskid kõrgemad, kui teha kauplemist siis niimoodi, et sul ei ole riskihaldus paigas. Ehk siis ei tasu minna ahneks. Võtke rahulikult, see pikk mäng, see ei ole ainult mõne kuu teema, see ei ole isegi aasta teema, see on pigem 5-10 aastat miinimum, nagu igasuguse investeerimisega. Hoidke sabad rõngas, ole kannatlikud
ja toimetame edasi.